Nooremeistritiitel on unistuseks paljudele noortele ja andekatele, kes kutseõppekeskustes haridust saavad. Selle aunimetuse teenivad välja vaid need eriti vilunud tegijad, kelle tulemused on erakordselt silmapaistvad. Ka tänases saates kohtume me võistlejatega, kes on kõvasti harjutanud ja tahavad endast anda absoluutse maksimumi, et see kuldaväärt tiitel lõpuks endale saada. Kuidas neil läheb, saamegi kohe teada. Mööblidislerite noormeister alustab. Tänane võistlus toimub Võru küljal Väimelas, Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuses. Seda nime kannab kool esimest aastat. Pikka aega oli kooli nimeks Võrumaa kutsehariduskeskus. Kutseõppe ajalugu siin Võrumaal on üpriski pikk. Ameteid on õpetatud juba terve sajand. Kõik sai alguse enam kui 100 aastat tagasi Väimela põllutöökoolist. Tänaseks on erialade hulk kasvanud rohkem kui paarikümneni ning ulatub mehhatroonikast tislerini. Tisleri töö võib olla Eesti mõistes ka laiem, aga meie räägime siin mööblitislerist, kes teeb siis enamasti puidust või puidupõhistest materjalidest mööblit. Laudu, toole, taburette, kööke, treppe, kõike, mis on puidust või puidulaadsetest materjalidest. Mina hakkasin tisleriks, kuna mulle meeldib rutiinivaba töö. Hea tisler on kindlasti sõbralik, abivalmis, orienteeritud meeskonnatööle, oskab märgata detaile, vigu, on enda töö suhtes kriitiline. Hea tisleri kohta kehtib ütlus, et samal ajal, kui sa teed ühte operatsiooni, siis sa juba oma peas mõtled järgmist. Meil on küll turul olemas inimesi, kes oskavad teha, aga sellist, kuldaväärt mehed on väga hinnas. See amet, mida nad tegelikult täna õpivad, ma arvan, võib-olla ise veel ei adugi, kui palju uksi see lahti teeb. Minu kõrval on Eesti parimad noored mööblitislerid, aga ainult üks saab endale nooremeistri tiitli. Ma eelmine aasta käisin siin, mul oli suured plaanid võita. Ma sain 4. koha, nüüd ma tulin tagasi oma kohta lunastama. Esmalt ootab neid ees pikk ja raske ülesanne, mis kestab 10 tundi. 3 parimat pääsevad finaalvooru, kus me selgitamegi välja, kes saab nooremeistri tiitli endale. Ma arvan, et minust saab järgmine noormeister, sest ma naudin seda tööd ja võtan asja rahulikult. Ma arvan, et minust võib saada tulevane noormeister, sest et mul on täpne silm ja täpne käsi. Reaalselt, ma tulen siia, et see koht ära võita. Ma harjutasin kõige rohkem kui ükski teine. Iga tööpäeval harjutan vähemalt 10 tundi. Ma ei tulnud siia nalja tegema. Võistlejad, teid ootab ees pikk võistluspäev. Kas te olete valmis? Jaa! Väga hea, aga siis alustamegi. Ideaalis noormeister on kindlasti väga täpne, hoiab oma töökoha alati korras ja keskendub 100% tööle, mida ta teeb. Võistlejad, teie ülesandeks on valmistada meigilaud. Selleks on aega 10 tundi, aeg läks nüüd. Keerulist otseselt seal midagi ei ole, aga on teatud nüansse. Selle töö teeb keerukaks muidugi eelkõige võistlusmoment ise. Nendel on vaja väga täpselt jälgida joonist. See on keeruline, kui esimest korda teed, aga ma saan sellega hakkama. Tegelikult ei ole väga raske ülesanne. Kõik peab õiges mõõdus olema ja liimimisel kõik peab kokku minema ja vahesid ei tohi jääda. Võistlejad peavad tähelepanu pöörama ikkagi kvaliteedile, viimistlusele ja sellele, et toode vastaks mõõtudele ja etteantud joonisele. Saab hakkama. Nooremeistri tiitli nimel võistlevad Arne ja Mart Tallinna ehituskoolist, Marek Ander Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskusest, Arleks Rakvere ametikoolist, Jan-Mihkel Haapsalu kutsehariduskeskusest, Kermo Valgamaa kutseõppekeskusest ning Richard ja Steffert Tartu rakenduslikust kolledžist. Ma õpin seda eriala sellepärast, et põhikoolis mulle meeldis see puutöö ja minu õpetaja oli ka äge. Isa kodus ka tegeleb hobi korras puutööga, nii et ta
aitas kaasa sellele huvi tekkimisele. Kuna mina mängin kitarri, siis ma mõtlesin, et oma loomust rohkem kasutada, tulin ma disleri eriala õppima. No naljakas lugu. Mul oli halb hinne aasta enne. Ma ei saanud eliitkoolidesse, gümnaasiumitesse sisse. Ja siis ma ehituskooli läksingi. Mulle juba väiksest peale meeldinud puutööga tegeleda. Mul on vanaisa oli disler. Vanaisal on disleri töökoda. Ja siis mõtlesin, et tulen õpin disleriks. Võistlus on täies hoos ja ka mina hakkan iseendaga kohe võistlema. Ja minu kõrval on selle kooli õpetaja Tiit. Ma olen kõiki neid asju, mis ma siin nagu näen, ma olen kasutanud. Siuke mõnus 12 aastat tagasi võib olla midagi sellist, aga siiski ma olen nagu isegi käes hoidnud neid asju. Mis sa tahad, et ma siin ära õpiks? Põhilise disleri tapi, mis on siis kalasaba tapp. Okay. Ja kõigepealt peaks alustama märkimisest. Siin on siuke tunne, et siin tegelikult peaks soojendustressi maha võtma. Ma midagi mäletan, et ma siukseid asju olen teinud, siis ma nagu enam-vähem saan aru. Rööbitsaga saab siis teha paralleelseid jooni. Tundub maru lihtne. Me teeme ühe poole enne ära ja selle ühe poole järgi saab teha teise poole. Okay. Täitsa rahustab tegevus. Väga paljud on seda öelnud. Disleri töö on selline hästi mitmekülgne, et seal on vaja siis natukene matemaatilist taipu, natukene ruumilist taipu, et kuidas need asjad kokku käivad ja natukene käelist osavust ja püsivust. Puutöö juures mulle meeldib siis puulõhn. Puidutööd tehes saan ma ise oma asjad läbi mõelda, kuidas teha ja oma loovust kasutada. Alguses see oli lihtsalt rõõmus, et ma saan midagi teha enda kätega ja nüüd on see rohkem nagu elustiil, et kõik, mis ma mõtlen, on kõik disleri pilguga. Üldiselt tore on puutööd teha. No nii, hakkab looma juba. Nüüd me peame teadma, millised osad me välja saeme ja millised alles jätame. Mõistlik on need ka ära märkida. Kas sul on mõned õpilased siuksed olnud ka, kes nagu ristan peale ikka võtavad maha selle? See on seda ei tee, ma luban. Selline kõige tüüpilisem viga, aga see on kõik ikkagi õppimise osa. Mis edasi on? Võtame. Seal on ka mingi konkreetne nimetus. See on tapisaag või kalasaba tapisaag või midagi seesugust. Saagi peaks hoidma käes, nagu hoida linnupoega käes. Surnuks ei pigista, aga et ta sul ka käest ära ei lenda. Okei. Ma proovin ka siis. Jõudu ei ole vaja kasutada. Ei ole vaja kallutada jõudu, ta läheb ise. No tööõpetaja läks puhke, ma arvan. Kuigi ta jagas mulle kogu aeg 3 aga no mul võtab juba vaikselt higi lahti. Ega ma niisama selle soojendustressi maha ei võtnud. Andrei on selline keskmine õpilane. Kuulas hästi ja pani tähele. Võt, midagi nüüd hakkas juhtuma. Nagu niuhti tuli. No kuule, see on ju 5+. No täitsa hästi, jaa. Tiit, kui sa oleksid mu tööõpetusõpetaja, mis sa nagu sellise, ütleme veel tund sai praegu läbi, mis sa nagu vaatad selle peale, mis sa nagu siin sa paned? Selle poole peale ma paneks... Ära ütle 4, mulle 4 ei meeldi, ma olin 5. Ma paneks 5. Väga super. Väga puhtad lõiked on siin, ei ole vaja isegi midagi puhastada praegu. Nüüd on meil vaja selle esimese poole järgi teha teine pool. Me teeme siin rahulikult selle teise poole lõpuni ja lähme vaatame, kuidas me tegelikult võistlejatel edeneb. Eelmine aasta me jäin hästi kõvast maha, aga praegu mul on väike tunne, et ma võib-olla jõuan isegi aega. Minu suurim konkurent on Mart minu koolist. Ta on rohkem harjutanud ja tal on hästi põhjalik lähenemine. Ta vahepeal suudab teha päris uskumatuid asju. Selleks, et heaks disleriks saada, pead hästi palju harjutama. Igasuguseid erinevaid asju. Väga heaks näiteks on see võistlus. Mul on Mardist parem planeerimine ja tasakaalustamine oma emotsioonide ja mõtete suhtes. Arne on täiesti suur oht, sest me harjutasime ikka nii palju koos, ta teab minu nõrkuseid. Ta on kiire inimene.
ta suudab kiiremini läbi mõelda asju. Nii, teine pool on valmis, väiksed vead tulid sisse. Aga nüüd on see tõe hetk. Nii. Kuule, valatult ju. Jaa, et sa võid teda veel natukene lüüa siit, et toetub siia selle peale, et võib-olla natuke seda tapi põhja ka puhastada peitliga. Isegi siin on nipid ja trikid, noh. Jah. Kuule. Servast üks vahe, jah, natukene. Natuke palju sai lõigatud vist, vaata. Jah. Aga no vähemalt hoiab. Mulle puidutöö väga meeldis. Mis on mõnusad täpselt need 12 aasta tagused mälestused tulevad meelde tööõpetuse klassis. Nüüd on see tööhetk, et mis ine. Ma üritasin ikkagi 5 saada alati, aga kui ma näen, et on jama, no vaata, noh. Siis ma olen isegi nõus leppima sellega, et kui see mulle 5 ei pane. Kui ta mõnes kohas eksis, siis on see sellest, et ta lihtsalt ei tunne seda materjali piisavalt hästi. Aga see tuleb kogemusega. Väga hea on nagu esimese korra kohta, et ta jääb kuskile sinna 4 ja 3. Ei, 3! Nii hull või? Ei! No vähemalt pole 2. Vähemalt pole 2. Väga aitäh sulle, Tiit. Meie võistlejatel on 4 tundi juba möödas, 6 on veel minna. No see läks küll kiiresti. No, tallad valutavad ja kurk on kuiv, nina tolmu täis, et tööd on palju tehtud. Nii palju, kui ma ise olen vaadanud, kuidas teistel võistlejatel läheb, on meil suur erinevus vahel, sest et mina alustasin jalgadest ja mul on jalad juba valmis. Teistel tuleb seda veel teha. Ma tahtsin saada esimese 4 tunni jooksul saada korpuse liimi, selle suure värgi, aga ei saanud. Seal ma jäin nagu toppama veidi. Pärast pausi tuleb meile üllatuskülaline, kes ei ole küll tisler, aga noh, ta on päris kõva puidumees, nagu öeldakse. Nii et näeme siis. Noore meistri seekordne võistlus toimub Väimelas, kus saamegi varsti teada, kes on Eesti parim mööblitisler. Ma nüüd liiga enesekindel ka ei taha olla, võib-olla see rikub ära mulle, aga ma olen kindel, et ma võidan selle. Meeste esimene ülesanne on meigilava valmistamine. Aega on selleks täpselt 10 tundi, millest pool on juba läinud. Kõige rohkem näen vaeva selles töös aja planeerimisega ja sellega, et ma pean rööprähklema ja mitu asja korraga tegema. Mina olen oma graafikus maas. Aja planeerimine on minu üks nõrgemaid asju. Kõige rohkem aega mul on kulunud märkimise peale. Ma pean iga kord mõõtma, siis saagima, siis vaatan, oi ei, midagi läks viltu, sain uuesti. Ma tahtsin saada poole tunniga saetud, aga mul läks vist 1,5 tunniga, ma ei eksi. Eks see täpne töö ongi väga raske. Ma vist jõuan täpselt 10 tundi. Võib-olla läheb ka kiiremini, kui mul järsku jõuab lisaenergia kuskilt. Mul on alati kaasas ka üllatuskülaline ja seekord on selleks ei keegi muu kui laulja ja näitleja Kalle Sepp. Tere, Kalle! Sa oled kõva töömees ja eriti puiduga. Kust sul selline hobi tekkinud on? Isa on mul päriselt tisler ja ta oskab ka kõiki muid asju teha ja oli veel vanaisa, kes ehitas meil maja ja kõik muud, et kui neid kõiki töid sellised mehed kodus teha oskavad, sellised eeskujud, siis midagi jääb külgega. Meil siin tegelikult võistlejad ka teevad tööd, nii et lämmegi äkki vaatame üle, millega siis nad tegelevad. Väga tore. Suurim konkurent mulle on Mart, sest et tal on lähenemine väga põhjalik. Me tegime Arnega, harjutasime koos. Ma harjutasin natuke rohkem, tema harjutas natuke vähem, aga samas on ta palju kiirem minust. Ma ei oska ette arvata, kes meist 2 järgmine noor meister on, sellepärast et Mardil on ajaga mõnikord probleeme, minul on kvaliteediga mõnikord probleeme. Mis töid sa tislerina oled teinud? Ma ei tea, kas
selline aiamööbel selle alla läheb, et no ikka läheb. Et kui mul Tistlerist isa neid asju vaatab, siis tal on kerge muie on suunurgas. Et naerab sulle? Ei naerab. Ei, vaevalt mulle naerab, aga no ütleme, et saab paremini, sõbrad kasutavad pigem ära selliste robustsemate tööde puhul nagu aiaehitus või terrassi ehitus või noh, et kus nii väga see... Sa oled nagu meeleldi nõus tegema ka? Absoluutselt. Raha ka küsida? No suurema töö eest ikka. Aga... Mis see tunni hind enne? Jõhker, sa ei kujuta ette. Sama, mis laval vaatad. See ei ole nalja asi. Aga ei, selles mõttes, et ma olen harjunud rohkem sellist robustsemat tööd tegema kui sellist täppist teadust või sellist täppist tööd. Kas sa võib-olla vahepeal oled oma elus kunagi mõelnud, et äkki tegelikult võiks ka kutsehariduse poole vaadata või näiteks sellist asja proovida kunagi? Mitte, ütleme, Tistleri või sellist puuvärki, vaid ma tahaks minna autoremondi luksepaks õppida. Nii täpselt ka? See on päris spetsiifiline asi, mis sa... No just, et siis ma teaks... Et sa oled ikkagi mõelnud selle peale? Et ma teaks võib-olla paremini, mis mul seal kapoti all toimub, et see võib-olla oleks selline... Et no siin selles sa juba kõike tajud, et kui ma siin kuskile su masina taha paneksin, siis mina hakkama ei saaks, aga niimoodi. Arvad või? Aga midagi sa ikka teha oskad ju? Me proovisime eks sellist kalasaba teha. Kalasaba tappi ju? Ja see oli, ma ütleks, ma isegi olin päris hea selles. Ahah. Sul on siuke nägu peas, et sa tahad mulle midagi mingit väljakutset esitada. Ma saan aru... Ma juba kahetsen neid sõnu, mis ma ütlesin. Ma selles mõttes, ma pigem, ma saan aru, et väljakutse peabki tulema, et hakkame nüüd võidu kalasaba tappi tegema, aga ma ei teadnud, et sa kalasaba tappi hommikul tegid. Jah. Ma pean ruttu meelde tuletama. Ei, sa ei saa mitte midagi. Kui sa challenge'id mind, siis me teeme niimoodi, et lähme laua taha. Me teeme ära. No aga teeme ära. Teeme ära. Pinge all töötamine on raskem kui niisama töötamine. Saeketas suri ära täielikult niimoodi, et see ei saaginud, vaid tegi ainult suitsu. Nii et ma pidin leidma endale tegevust selleks ajaks, kui seda vahetati. Alguses ma lootsin, et ma olin ajas, aga ma ei teadnud täpselt, kui palju asjadega aega läheb. Ma oleks pidanud saama sahtli kohe valmis liimitud kiiremini. Mul jäi see sahtliga väga toppama. Samal ajal, kui see liimis oli, siis ma hakkasin lihvima midagi muud, aga ma oleks pidanud kohe juba liimist välja võtma ja panema selle juba liikuma sahtli ja siis tegelema jalgadega. Minul läks untsu natukene see eerungnurkade lõikamine. Eerungnurk on see 45 kraad, mis siis on ühendatud oma lamellodega. Ma võin ausalt öelda, ma pole mitte kunagi nii palju pitskruvisid ühe asja külge pannud, et seal oli vähemalt 15 sellist küljes. Tegelikult oleks saanud töö teha 2-3 pitskruviga. Ma arvan, et mina tegin vigu, sest et hakkasin kiirustama. Tundus nagu aega jääb natukene väheks. Ma arvan, et ma olen teistest natukene ees hetkel, aga üks Tallinna poiss on ka suhteliselt samal järjel. Mul läks nii kiiresti, sest et mul oli plaan paigas. Ma mõtlesin kõik etapid läbi, lihtsalt tegin etappide järgi, järk-järgult. Teised on juba must palju rohkem eespool, aga ma ikka jõuan järgi neile. Kaale, me hakkame suga tegema siis kalasaba tappi. Ma näitan sulle oma tööd ka ilusti. Noh, nagu näha, ma sain õpetaja tiidult ilusa tugeva 3. Kuule, aga kääri, aga käisid üles ka ikka? Ei, no tegelikult on see, et soojendusstress peab maha minema. Nii, alustame sellest. Oled sa valmis ikka või? Ma ei tea, kas ma olen. Ja Kalle võidab see, kes teeb kõige kiiremini, kes teeb kõige paremini. Et võib alustada, jah? No, alustame ka. Siin ei ole midagi keerulist. Ma arvan, et me tegime sellist asja viimati, kui ma käisin Pedas tööõpetuses. Palju sul sellest meeles ka on? Tundub, et mitte väga palju. Mida? Talupoja loogika on mul alles. Ma käisin koolis, siis oli ka see, et õpetaja ütles, niimoodi ei tehta seda. Aga vastus oli õige tavaliselt, eriti matemaatikatunnis. Kuidas sul nii hästi juba seal on? Ma tegin midagi valesti vist. Ma kohe jõuan, ma jõuan järgi. Mul edeneb päris hästi, lihtsalt natuke aeglasemalt. Tark ei torma. 9 korda mõõda ja 1 kord ikka lõikab. Okei. Ma mõtlen edasi, mis ma tegema pean. Reigluks YouTube'i video tegemine on lihtsam. Kusjuures on küll, jah. Pläkutada oskab igaüks. Kaugel sina oma töödega oled? 1,5 hakkab valmis saama. Jah. Sa võid nagu kiiresti ära teha, aga ega see võib-olla lõpuks nagu tolku ei olegi. Nii, nüüd ma võin saagida. Täiesti pekkis. Tegingi vale pidi või? Ei käi nii pidi see tapp, Aga selles mõttes sa võid uuesti alustada. Tulebki alustada.
oi kui loll tunne. Eks ma olen oma töödega ees praegu. On nüüd hea või? Ja on küll, kusjuures väga päris mõnus on. Mul on niisugune tunne, et sul on väike pinge peal või? See ei pidanud nii minema. See tõmbab nagu isegi higi lahti, tead seda? Ja, kohe jõuan sulle järgi. Hakkame rahulikult tööd tegema. Kuidas edeneb? Väga hästi edeneb, väga hästi. Nüüd ehk sain vist õiget pidi ka. Kahtlane värk see siin. Kuidas sul tööõpetus muidu koolis oli? Mõned asjad mul olid 5, mõned asjad 3, mõned asjad 4, ehk siis all over the place. Mis su tööõpetusõpetaja selle kohta ütleks? Paneks mulle 2 ja olekski kõik. Kursavend tundis huvi, et mis saatesse sa jälle lähed, ja siis ma ütlesin, et sellisesse saatesse ja siis ütles, no kui ma ei tea, loe ennem mingi vana konspekt läbi või midagi, et ära häbi tee veel. Ja kuidas sa praegu oma olukorda hindad? No, mitte kõige paremini. Tegin jälle valesti. Ei teinud. Tegin küll. Ei ole võimalik. Tegid 2 samasugust asja. Ei lähe kuidagi kokku, noh. Sa võin isegi maha istuda rahulikult. Ma teen 1 tüki veel, oota. Andke andeks, kallid kursakaaslased, isa, sõbrad. Aga ei ole hullu. Mul aega on. Mismoodi see võimalik on? Kalle. Mul pole õrna aimu ka, kui kaugel ma enda omadega olen. Aga vastane annab mulle täna lootust ka, see mulle meeldib. Võida ära ka, palun. Hakkame siis jälle saagima. Uskumatu. Sul on ju 3 võimalust olnud harjutada ka. Mis on naerad seal? Aga see kõige ilusam välja ei näe, ma ütlen sulle ausalt. Ei lähe või? Jõuan veel või? Ei lähe. Kohe saab valmis. Mis ma valesti tegin? Elus üldse või? Seda ka, jah. Mul on umbes selline käkerdis, nagu Andrei esimene kord tegi. Kas ma võin veel 1 teha? Ma arvan, sa jõuad. 9 korda mõõda, 1 kord lõika, mina lõikasin näete 3 korda. No kuule, kas sa lähed siia sisse või mitte? Ei ole lihtne see, ei ole lihtne. Paneks haamriga. Ja krõps! Oi. Õpetaja Tiit, palun tule siia meie kõrvale. Tegin erinevaid variante sellest ülesandest, et saab nii ja siis selline ilusam variant praegu on selline, aga seda peab koos hoidma. Põhimõtteliselt on lõige ilus puhas, siit on see jah, et... Natuke noogu läksin. Õpetaja Tiit, vaata palun seda masterpiece'i. Ja 1 korraga tehtud. Kallel on palju puhtam lõige. Aitäh! Ja ta jõudis ka kiiremini valmis. Hoolimata sellest, et ta tegi seda 4 korda. Praegu ma annaks mõlemale 3. Jumal tänad. Ma olen rahul. Nii ülehinnatud. Ma on juba ära jõudnud teha raami ja sahtli ja jalad, aga lihtsalt nüüd vaja need kokku liimida. Kui ma tööd teen, kui ei ole ajapiiranguid, siis ma panen klassikalise muusika rahulikult, ei tee ühtegi üleliigset liigutust. Võistlejad, teil on jäänud 1 tund. Äkki jõuab. Ma annan parima endast. Mul on tegelikult tunne, et ma oleks pidanud juba palju varem hakkama rahveldama rohkem, sest siis ma oleks saanud teha veel korrektsema töö. Aega on alati vähe, aga kui me võtame professionaali, siis tootmisest minu poisid ütlesid, et no kuskil 4,5–5 tundi, 6 maksimaalselt võiks kuluda siis selle toote valmistamiseks. Ma arvan, et enda tempoga arvestades mul on vaja 3 tundi juurde. Kas siin ikkagi kõik jõuavad üldse lõpuni välja? No ehk ikka jõuavad. Natukene ikka on aega ka, aga mis põhiline kiirustada ei tohi. Nagu sina seda tegid, jah? No ikkagi, et 9 korda mõõda, 1 korra lõika, jah? Just. Mulle meeldib, kui sellised tarkused ikkagi välja tulevad, nagu praktikas ka. Ja, muidugi meeldib. Aga loodame, et meie võistlejad saavad ikka kõik tööd ilusti esitatud, sest ma tuletan meelde, et 1 tund on veel jäänud. Põhiülesanne on ikkagi see, et saaks see toode valmis, siis on kohtunikul ka mida hinnata. Tegelikult sain valmis tund aega enne, tahtsin juba hindamisse ära viia, aga kui ma seda kärutasin, siis märkasin, et 1 koht jäi lihvimata ja sealt edasi vaatasin kõik kohad 2 korda üle ja mõned kohad said tugevama lihvi. Sain kõik õigeks ajaks tehtud, kõik asjad üle vaadatud. Ma olen väga rahul endaga. Ei paista veel, et kellelgi oleks valmis või sama kaugel kui mul. Ma hakkasin kiirustama väga kiireks, siis läkski nihu asjad. Ümberringi on täielik sigin-sagin.
kõik üritavad aega saada. Ma arvan, et ma lõpetasin niisugune 10 minutit ennem aega. Lõpus ma hakkasin tempot maha võtma, sest ma teadsin, et ma nagu nii rohkem ei jõua ja ma ei oska. Ja siis nii palju, kui oskasin, nii palju tegin ära. Viimane minut oli kõige hullem. Mul oli jalaraam koos, mul oli see korpuse küljes. Ma otsisin viimased 5 minutit vilte, aga ma ei leidnud neid. Kas ma saaks uued pildid, palun? Midagi ei saa uued. Ja nüüd ma pidin leidma need pildid kuskilt ja mul tuleb selline mõte, et ma tean, kuhu ma need panin. Ma leidsin need pildid üles, mul peaaegu kukkus laud. 9, 8. See oleks väga hullult lõppenud. 5, 4, 3, 2, 1, aeg! Jõudsin täpselt viimasel hetkel panna need pildid alla. 10 tundi tehtud ja hästi keeruline oli. No ma olen harjunud pikkade tööpäevadega. Mina väga väsinud ei ole. Mõtted on otsas ja ma arvan, et ma magan lõunani. Nüüd asuvad kohtunikud töid hindama, sest finaali pääseb ainult 3 parimat. Kohtunikena on Tisslerite võistlusel ekspertideks Tarmo Kalman Astangu kutserehabilitatsiooni keskusest, Uwe Uustalu puitmööbli ettevõttest Helland Baltic ja Hannes Kail eritellimusmööblifirmast A-Root. Kindlasti vaatame viimistluskvaliteeti, uuringuid, kui täpsed need on ja visuaalne pool. Mina enda tööga rahule ei jäänud. Eks tegelikult üks ma valmimaid töid, ma arvan, mis ma teinud olen. Aga aeg oli piiratud ja valmis oli vaja saada. Ikka väga kõva töö on mul. Eest on mul mõõt õige, tagantpoolt veidi kehv. Aga ma arvan, et ma märkimiste ja kõikide muude punktidega sain väga palju punkte. Moraalses mõttes on mul väga oluline edasi saada. Mis meil läks hästi? Märkimises oli väga vähe vigu, saekasutus oli poistel väga okei, ei pidanud jõuga sekkuma. Eenungnurkade lõikamised olid ka väga head tegelikult. Pigem oli raske seda korpust kokku panna, aga nurgad olid nagu õige nurga all lõigatud. Kurb oli see, et poisid ei tea neid põhitõdesid, et sa ilma ette puurimata hakkad kruvi keerama tamme lipi sisse. Aga see on tõest väga üksikud juhused, et... No, üksikud küll, aga ikkagi. Selle töö üle ei ole ma eriti uhke, sest et ma olen minevikus palju paremini teinud. Ja vigu oli hästi peidetud. Tegelikult, mida tuleb ka hinnata. Mis oli veel tegelikult tore, oli korrashoid. Poiste, ütleme, pinnad ja... Töökohad olid võrdlemisi puhtad ja nad ei toppinud endale nii-öelda neid poolfabrikaate jalgu, ette, liikumisteed olid vabad, et see oli ka väga ilus vaadata. Ohutustehnika oli paigas. Mul jäi puudu umbes pool tundi, et oleks täielikult valmis selle töö. Sahtli osa jäi tegemata. Positiivne on see, et ikkagi 3 tööd sai valmis. On olnud aastaid, kus ei saa 3 valmis. Võistlustöö on alati nii keeruline, et siin ei eeldatagi kõik valmis saavad. No nagu ma aru sain, siis ainult 3 tööd täiesti valmis ongi, et siis ma ootan küll, et saan vist finaali ka võistlema. Töö kiiruses ongi erinevus ja sellises mõtlemises töötamise ajal just, et kuidas sa mõtled ette, kuidas sa planeerid. Kui poleks olnud võistlust, oleksin ise oma töökojas ikkagi palju paremini selle teinud. Aga võistluse raames olen väga rahul selle tulemusega. Kuigi see on suhteliselt tasavägine minu ja Arne vahel, siis ma arvan, et ma olen punktide poolest temast ees. Mulle tundub, et ma jõuan ikkagi finaali. Optimistlikult 99% kindel, realistlikult võttes 95% ja pessimistlikult 80%. Pikk esimene ülesanne on selja taga, kohtunikud on kõik tööd ära hinnanud ja nüüd ongi aeg teada saada, kes on need 3 parimat, kes pääsevad finaalvooru. Finalistid ütlen ma juhuslikus järjekorras. Ma loodan, et ma olen ka finalistide seas, aga tähtis pole võit, vaid osavõtt. Ma ei usu, et ma saan finaali edasi, sellepärast, et ma ei osanud sahtlit kokku panna. Esimene finalist on... Ma ikka mõtlen, et minu nimi tuleb esimesena. Mul lõi süda hästi tugevalt puperdama, sest et alati on olemas see chance, et ikkagi ei saa edasi, kuigi võistlustöö sai valmis ja sai kvaliteetselt valmis. Richard. Kuidas see saab Richard olla enne? Ma olen väga rõõmus, et finaali sain. Järgmine tuleb mina. Teine finalist on... Lootus ei kadunud, aga südamelöögid läksid järjest tugevamalt, eks. Arne.
ma mõtlen, et kus mina see olen, kas ta minu nime ei ütlegi. Ma pole tegelikult kordagi mõelnud selle peale, et mis saaks, kui ma edasi ei saaks. Ja 3. finalist on... Aeg jääb seisma. Mul hakkab süda veel rohkem puperdama ja ma mõtlen, et äkki ma ei saa edasi. Mart. Paremini kui eelmine aasta, et vähemalt olen top 3 seas. Eelmine aasta oli 4. koht. See tõendab mu uskumust, et harjutamine teeb su oskust paremaks. Suur aitäh teile, palju õnne teile 3. Ja minu jaoks väga üllatav ei olnud, sest et ainult 3 tööd valmis saidki. Muud varianti väga üle ei jäänud. Ja juba finaalvoorus me saamegi teada, kes on teist kõige parem mööblidisler. Mina saan järgmiseks nooreks meistriks, sellepärast, et ma olen väga palju harjutanud ja ma tõesti tahan seda. Nagu ma olen nõus ükskõik mida tegema selleks. Kaheksa parimat noort mööblidislerid valmistasid esimeses ülesandes meigilaua. Ma reaalselt nagu tegin kõik, mis ma sain, eriti viimasel 5 minutil. Sain kõik õigeks ajaks tehtud, kõik asjad üle vaadatud. Ma olen väga rahul endaga. Praegu pean ma suurimaks konkurendiks Arnet, sest ta on minust kiirem. Nüüd on aga selge, kes on need 3 parimat, kes pääsesid finaalvooru. Esimese koha peal läheb võitluse tugevaks. Minu eesmärgiks on nüüd finaalvoorus saada makspunktid. Varsti me saamegi teada, kes saab endale nooremeistri tiitli. Ma ei kujuta ette tegelikkuses, kes võiks nooreks meistriks saada, sest et kõigil on omad tugevad küljed, omad nõrgad küljed. Mina võidan ja Anne saab 2. koha väga tasavägiselt. No kallid võistlejad, ma näen teil näpud juba sügelevad. Kas te olete finaalvooruks valmis? Jaa! Aga siis alustamegi. Meie ees on 3 parimat. Järgmine noor meister on võistleja, kes suudab etteantud ülesande kõige korrektsemalt ja kiiremini lahendada. Parima välja selgitamiseks peate tegema 3 tunniga selle diivani laua. Aeg läks käima nüüd. Mis selle ülesande keeruliseks teeb, on, et seal on ikkagi nurkasid. Kõik, mis on nurga all, on dislerile ebamugav. Olenemata sellest, mis töövahendid tal on, sest nurgad toovad välja hiljem defektid. Ülesanne oli tõesti üllatav. Ma ei arvanud, et see nii keeruline võib olla. Mulle tundub, et see töö on väga aeganõudev ja et seda ma küll õigeks ajaks valmis ei saa. Finaaltööd hinnates me pöörame tähelepanu kvaliteedile, joonisele vastavusele ja kindlasti on ka see oluline, kas ta jõuab kõik valmis või jääb tal mõni operatsioon ajapuudusel tegemata. Teen ära sellega, eks. 3 tunniga, mis see 3 tundi ikka on. Võistlus käib ja ainult üks saab endale nooremeistri tiitli. Saame finalistidega lähemalt tuttavaks. Minu nimi on Arne, olen 18 aastat vana ja õpin Tallinna ehituskoolis. Kui ma kooli ära lõpetan, on mul 2 varianti, mis must edasi saab. Kas ma lähen erialatööle kohe või siis ma lähen õpin edasi, aga nüüd siis juba arhitektuuri valdkonnas. Vabal ajal ma tegelen samuti puutööga. Kodus on oma töökoda ja seal ma treenin kätt. Ma olen Richard, käin Tartu rakenduslikus kolledžis ja olen 17-aastane. Tulevikus jääb ilmselt mulle puidutöö hobiks ja hakkan tegelema rohkem põllumajandusega. Vabal ajal ma sõidan hard endurot ja tegelen muus motospordiga. Hard enduro on põhimõtteliselt motocross, aga metsas ja rohkem selline kestuskrossi laadne asi. Mina olen Mart. Mina käin Tallinna ehituskoolis ja mina olen 18-aastane. Siis kui ma liitusin ehituskooliga, siis ma proovisin sellist ägedat trenni nagu Brasiilia Jiu-Jitsu. See on nagu võitluskunst, see on üks kõige lahedamaid trenne, mis ma olen proovinud. Peale kooli, nüüd kui ma lõpetan juunis, siis ma lähen otse kaitseväkke ja peale seda on mul plaan minna ülikooli Rootsi, Taani või Hollandisse. Finaalvoor on täies oos ja minu kõrval on siin selle kooli vilistlane Albert Raudsepp. Kus sa tuled nüüd? No, mina tulen Faarismändil Kuperanovi pataljonist, küberhoiu juhatusest ja siis edasi lähen parameedikuks. Ja siis eelmine aasta siis lõpetasid mööblidisleri eriala? Just nii. Miks sa üldse mööblidisleriks läksid õppima? Maal oli vaja aegalt laudu ja suht vähe materjali oli ja pidi väga kiiresti tegema mingi see lauakese valmis ja tuli väga hästi välja, nii et kiideti ja siis ma mõtlesin, äkki lähen proovin kooli.
ise olen Tartus, üritasin Tartu kutsekasse saada, aga see on nii populaarne eriala, et seal olid kohad täis. Ja siis mõtlesin, et teen aasta pausi koolist ja tulen uuesti Tartusse. Aga isa oli nagu, ei, sa ei tee pausi ja lükkas siia, millega alguses ma vihkasin teda, aga pärast oli ikkagi see eriala armastus ja siis mõtlesin talle kiidusõnad ja ütlesin aitäh sulle. Et ei lasnud sul puhata ikkagi. Kui mina sinuga võistlema praegu hakkaks kalasaba tapiga, kui kiiresti selle valmis teeksid? Kiiremini kui sina ikka. No selles ma ei kahtegi, aga kui kiiresti? No ikka niisuguse paari minutiga. Need on täiesti käpas. See tuleb une pealt. 3 finalisti teevad tööd seal. Neil on aega ju tegelikult 3 tundi ainult. Mida sa soovitaksid neile? Ma soovitaksin neile ikkagi täpsust, et kogu aeg mõõta detail üle. Kui natukene on vale nurk, siis võib terve tööl sul pekki minna. Vaatame üle, kuidas nad hakkama saavad. No lähme. Lõpuni on jäänud pool tundi. Kõige rohkem aega kulus mul töötajas märkimise peale ilmselt. Ma märkisin mõttetult palju, sest ma alguses mõtlesin, et ma teen käsitrelliga kõik augud. Aga siis mõtlesin ümber. Selles töös otseselt midagi keerulist ei ole, aga ma tegin ebaolulised asjad enne ja olulised asjad jätsin viimaseks, sest ma ei mõelnud läbi, et mis asjad on kindla peale vaja teha. Minust lõi välja natukene traktoristi verd ja hakkasin natukene valede töövõtetega oma vigu parandama, mida iga päev võib-olla Tistleri töös ei näe. See kõvasti nalja, kuigi ei oleks selle jaoks vist õige koht tegelikult. Mul kulus kõige rohkem aega seda tööd tehes märkimisele. Mul jäi 10-tunnisest tööst jäi harjumus kõike märkida. See võttis mul 50% ajast. Lõpuks oli nii vähe aega, et ma isegi hakkasin jooksma. Ma nägin vist väga närvis ja higine välja, kui seda tegin. Mina olen enamasti tööd tehes üsna rahulik. Närvi ei ole mõtet minna. Kui paanitseda, siis see teeb olukorda ainult hullemaks, nii et tuleb rahulikuks jääda. Ja aeg! Pange oma tööriistad ära! Me hakkame teie töid hindama. Meil kõigil jäi ajast puudu. Ma arvan, et ma selle päeva jooksul tundsin ära terve aasta emotsioonid. Peale finaalülesannet on tuju väga hea, kuigi töö läks mitte kõige paremini. Kuna on vaja välja selgitada 3 see kõige parem Tistler, siis kontrollime üle erilise kullipilguga kõik liited, viimistluse, servalifid, kõik muu sellise. Puuduvate kruvide järgi võib otsustada, et ajast jäi võib-olla natuke puudu. Samas mõni asi on lahendatud väga leidlikult. Ma kokku ta sain, aga kuidas ta kokku läheb, see on juba ise asi. Võib-olla see keskendumine ei natuke vajaka, aga laud on koos ja ei kõigu. Nüüd, kui ma tagasi vaatan sellele finaalülesandele, siis 3 tundi on ikka väga väike aeg selle jaoks. Sellel plaadil on väga hästi, on kandid pehmendatud, aga ajapuudusel pole siia pehmendamisega jõutud, et siin on veel vaja natuke töödelda. Ma olen endast parima teinud, vahet pole, mis edasi saab. Nii, siit tuleb järgmine töö siis. Kinnitusvahendid on korralikult olemas, ju käis kell aeglasemalt. Pinnad jäid lihvimata, see oli 3 tunni jaoks võimatu. Väline on ikkagi enamjaolt ära päästetud ja korrektselt lihvitud. Ma ei tunne selles töös mitte millegi üle uhkust. Kõik oli jube. See näeb kena välja ainult pimedas toas 150 meetri kauguselt. Siin on 3. töö. Plaat on väga hästi lihvitud, kandid pehmendatud. Vaata, et neist 3 kõige parem. No minu töö väga hea ei ole. Põhi jäi üldse panemata sellele riiulile sinna alla. Aga vähemalt sai kokku. Kahjuks ei ole jõudnud alumiste detailideni. Kerge ajapuudus on olnud. Aga miks see kõigub? Siin võib olla see, et on ikkagi mõõtude ebakõla on. Näed, siin on kruve ka puudu. Aga üldine pilt on väga positiivne. Nooremeistri tiitel ei ole veel libisenud täielikult mu käest, aga ta on üpris libe. No ilmselt ka see pikk päev ja selline võistlusmoment on see, mis natuke seda aega röövib meilt. Aga nad said lauad kokku, kõik 3. Ja olgem ausad, ega kvaliteet ei olnud ka tegelikult kõige hullem. Jah, see, mis nad tegid hästi. Ja võistlus oli ju ikkagi üllatusmoment, nad ei teadnud, mida nad teevad. Just. Mina küll ei oska öelda, kes on noormeister, et siin on 2 võistlejat täiesti võrdsed. See saab olema põnev. Nagu ma kahtlustasin, Arnel läheb kõige paremini. Aga ma tahaks loota, et minu töö on grammi jagu üle. Kohtunikud on võistlejate tööd ära hinnanud ja kohe saamegi teada, kes saab sel aastal mööblidistlerite nooreks meistriks. Ma palun koos oma kutseõpetajatega lavale Eesti parimad noored mööblidistlerid. Arne ja Mart Tallinna ehituskoolist ning Richard Tartu rakenduslikust kolledžist.
Head võistlejad, me nägime kõik, kui tublisti te võistlesite ja te saite kõik sellega väga-väga hästi hakkama. Teil olid erinevad meetodid, aga iga inimene siit tegelikult väärib nooremeistri tiitlit. Aga samamoodi palun siis kutseõpetajatele suur aitäh. Võitja väljakuulutamiseks palun lavale võistluse kohtunik Hannes Kail ja toetajate esindaja Indrek Lassel. Nooremeistri tiitli saab täna see võistleja, kes kogus mõlema ülesande peale enim punkte. Ma tõsiselt ei kujuta ette, kes võiks noormeister olla. Kohtunikel oli kahtlemata väga raske teid hinnata, aga tulemus on nüüd teada. Kas mina või Mart Richardil ei põhi puudu? Võistluse kohtunik Hannes Kail, kes on mööblidislerite noormeister? Ütleme nii, et seda kõike välja selgitada oli võrdlemisi keeruline, aga nooreks meistriks sai Aarne. Palju õnne kõigile finalistidele. Mart, sina saavutasid teise koha. Richard, sina tulid 3. kohale. Ja palun eriti suur aplaus uuele noorele meistrile, kelleks on Aarne. Mis tõi Aarnele siis võidu? Tegelikult esimesel päeval jäi mees silma sellega, et kõik tööriistad olid perfektselt paika pandud sahtlitesse, kappidesse. Mees võttis asja südamega. Aarne, kas sa ootasid sellist tulemust, et sa võidad? Ma tegelikult ei oodanud seda, et ma võidan, sest et töö oli keeruline, ikka päris ootamatu. Ja mis mõtted sul praegu peas on? Suht uskumatu on, aga kindlasti tänan juhendajat ja vastaseid. No Aarne, sa olid väga tuli, palju õnne veel kord. Aitäh. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja auhinna karika, aga see pole muidugi kõik. Esikolmikule pani auhinnad välja Makita Eesti filiaal. Makita Eesti filiaali tootejuht Indrek Lassel, mida te soovite meie värskele võitjale? Kõigepealt õnne. Jõudu, jaksu ja mööblit on äge teha kindlasti ja mööblit on alati vaja, nii et hea elukutse olete valinud, et lõpetage edukalt õpikud ja saate äkki veel kuskil mingi oma mööblisalongi kunagi avatud. Aitäh, Indrek. Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kus õpivad tulevased noored meistrid. Järgmisel nädalal sõidame Lõuna-Eestist tagasi pealinna. Tallinna Tööstushariduskeskuses võistlevad Eesti parimad noored automaalrid ning üllatuskülalisena on kohal Eesti kõige kirglikum autofänn Koit Toome. Järgmine noormeister selgub järgmisel kolmapäeval kell 20:30. Nägemiseni! Minu selja taga on Eesti parimad noored automaalrid. Pilgud on võib-olla ka rohkem minu poole, kuna mina eelmine aasta ka võistlesin. Võite alustada? Kõige ägedam asi ongi värvimine. Vaadatan, et jumal, mis värk on, et kuidas me selle olukorra lahendaks ja siis tuleb jooksvalt tarkus ka. Tunnetus peab olema õige. Võistluspinge mõjutab mind küll, kuna ma ei saa olla mina ise. See võib maksta koha finaalis. Kes saab nooreks meistriks? Eks sisetunne peab ikka hea olema, võidan ära.